Tere, tere, head sõbrad! Tervitan teid meie järjekordses podcastis, mis on suunatud tervislikule elustiilile, aktiivsele elustiilile, spordile ja loomulikult ka ettevõtlusele. Minu nimi on Aleksander ja mul on täna külas Sven. Tere, Sven! Tere kõigile! Kes Sveni ei tunne, siis tema kohta võib rääkida väga pikalt, aga ta on vaieldamatult üks Eesti juhtivaid spordi eestvedajaid ja entusiaste. Tundub, et eluaegne sportlane ja treener. Aga Sven, äkki sa ise tutvustaksid ennast, millega sa igapäevaselt tegeled? Ja aitäh taas võimaluse eest ja on väga tore olla kutsutud taas ühele väiksele nii-öelda podcastile, kus saab rääkida jälle siis tervislikut elustiilist ja kuidas siis toetada. Aga jah, et nii nagu Aleksander mainis, olen ma terve oma elu seotud olnud spordiga. Lõpetanud omal ajal Rakvere spordikooli, mänginud aastaid korvpalli ja suhteliselt kõrgel tasemel. Siis otsustasin oma teadmisi nii-öelda täiendada ülikoolis ja oli siis võimalus lõpetada Tallinna Ülikoolis kehakultuuri teaduskond ja saavutada recreation managementis siis ka magistrikraad. Küll see automaatselt mulle treeneri kutset ei andnud omal ajal, aga kuna minu soov oli saada ka treeneriks, siis nii nagu seadusel kohanev, tuleb siis kutsetunnistus saada ja nüüd on tõesti hea meel, et üle 20 aasta olen ma siis EOK poolt tunnustatud kutsetasemega treener ja ütleme, selle 20+ aastaga on siis mul võimalus olnud, ma arvan, aidata sadu ja sadu nii tavaharrastajaid, tippsportlasi, teha ise rühmatreeninguid, personaaltreeninguid ja ammutada siis, mis kõige olulisem, seda praktikat, eks ju, mis siis on ülikoolis ja teadlaste ja kõikide lektorite poolt teooriana antud, ise siis praktikana seda proovinud oma klientide peal ja ka enda peal, mis siin salata, et ja ka pere peal, kuna terve 3 last ja abikaasa on ka sportlikud, et siis ka et oma pere siis oleks ka võimalikult sportlik ja terviseteadlik. Väga äge! Ma arvan, seda karjääri jätkuks juba mitme profisportlase jaoks, aga siin on kõik see ühes mehes koos. Sven, meie eelmisel kohtumisel rääkisime me ääretult olulistest teemadest, kuidas toetada oma organismi ja mitte ainult siis treeningsaalis, vaid igapäevaselt. Ja ma tahaksin täna seda teemat jätkata samas vaimus, samas vaibis. Ja see, mis me täna leppisime kokku fookusesse võtta, on aminohapped. Ja mitte siis lihtsalt aminohapped, vaid asendamatud aminohapped. Ja ma tean, et nende kohta liigub ka väga palju müüte, väga palju küsimusi. Alates sellest, et kas üldse, mis asjad need on, kuidas need organismis toimivad. Ja ma mõtlesin nii, et ma tean, et sa oled põhjalikult ette valmistanud. Ma üldse oma küsimustega vahepeale vahele ei sõidaks, kui just mingit väga olulist küsimust ei teki. Ja annaksin mikrofoni sulle. Palun. Ja aitäh, aga ma siis tegin sellise väikese esitluse. Ma proovin selle siia panna ka ülesse ja siis Aleksander ütleb, et kas see tuleb ilusti ette. Väga hea. Aga jah, et selline põnev teema täna siis on välja pakutud nagu aminohapped. Mul on 20+ personaaltreeneri karjääris olnud väga põnevaid selliseid küsimusi, et kas on midagi keemiast ja nagu mäletame ka, et kas väävelappe vette või vesi väävelappesse, kumb pidi plahvatab. Aga siin saab tõesti öelda, et siin võid väga rahulikult aminohappeid siis oma toidu, nii-öelda oma toidu ja tervise jaoks kasutada, et ilmselgelt midagi ei plahvata, vaid see kasutegur ja tervislikud elatud aastad on hoopis pikemad. Aga jah, et aminohappede kohta on väga palju sellist, kõik paljud teavad, paljud ei tea, paljud teavad natukene, aga proovime siis tänase sellise paarikümne minuti jooksul seda teemat lahata. Mis need aminohapped on, kas nad on siis kuskilt kehast väljaspoolt meile
kunstlikult toodud või mis seis nendega on. et kõigepealt üldse võib-olla aminohapete juurde minna, teeks hästi lühidalt sellise anatoomiatunni hästi lühidalt, 1% siis anatoomiatunnist. et mis on siis aminohapped on väga tugevalt seotud ju meie lihastega ja olgu etteruttavalt öeldud, et aminohapped ei ole midagi sellist, mis oleks meie kehale võõras. me saame aminohappeid toiduga, erinevaid ühendeid ja samuti keha ise sünteesib meile aminohappeid. ja miks need aminohaped siis olulised on? Eelkõige me peaksime teadma lihaste ülesandeid üldse, et meil on ju, kes on võib-olla koolis õppinud, mäletab, et inimesel on üle 600 erineva lihase ja et need lihased üldse saaksid nii-öelda toimida, kasvada, on meil vaja siis toiduga saada valku. et valk on võib-olla juba selline arusaadavam sõna inimestele, kes on rohkem terviseteadlikult ja kes oskavad poes vaadata, siis kas nad ostavad valke, süsivesikuid või rasvu, siukse makrotoitained. aga jah, et lihased, mis on tegelikult mõeldud liikumiseks juba nii-öelda siis eelajaloolisest hetkest saati ja sportimiseks. Ehk siis ja mina nimetan meie lihaseid nii-öelda kõige suuremaks ainevahetusorganiteks. ja nad aitavad reguleerida ju veresuhkrut, hormoonseid tasakaalu, aitab siis nii-öelda toetada, kaitsevad liigeseid ja võib-olla ka, millest hiljem juttu tuleb, et hästi olulisel kohal on ju meie vananedes. et me ei vigastaks ennast, see lihasmass ikkagi säiliks ja ütleme siis, mida suurem on meil või parem on see lihasmass, seda parem saab keha hakkama nii-öelda igapäevakoormustega. ja ma etteruttavalt ütlen ka, et igal inimesel, kellel on need 600 pluss lihast antud, ilmselgelt kõigil on, meie selline üks elu eesmärk peaks olema kõigil, et need lihased oleksid töökorras, et see lihasmass säiliks, et need lihased oleks arendatud ka nii-öelda proportsionaalselt. see on juba võib-olla eraldi teema, et kuidas neid lihaseid nagu treenida. aga jah, et see lihaste ülesanded on siis tõesti hoida meie energiataset, meid liikumises ja tunda ennast nii-öelda täisväärtuslikuna. ja paraku on niimoodi, et alates kuskil 35., 40. eluaastast tahame me või ei taha, hakkab meie ainevahetus aeglustuma. lihasmass hakkab vähenema ja siis tekivadki erinevad sellised mured, on ju, millest me võib-olla varem polnud teadlikud. ja mida eakamaks me saame, seda rohkem ja kui me ei liigu ka, me ei toitu korralikult, see toit ei ole mitmekülgne, võib-olla me ei kasuta ka toidulisandeid, kuigi seda võiks ju mõnda nii-öelda meie keha toetuseks kasutada, menüü toetuseks kasutada, siis erinevad uuringud on näidanud, et kuskil 70 eluaastani võime olla siis kaotanud juba kuni 25% oma lihasmassist. ehk siis minu kui treeneri jaoks väga märkimisväärne number. et kindlasti ei tahaks sinna nii-öelda sinna protsenti sattuda, aga tegelikult on meil kõikidel võimalik meie aminohapetega, millest me siin kohe rääkima hakkame, seda mitte nüüd ealiselt edasi lükata, vaid seda lihasmassi kadu, et see kadu, ütleme nii, et see kadu ei oleks nii suur, vaid me saaksime oma lihaskonda, lihaseid toetada ja hoida siis seda lihasmassi. ja vaatamata sellele, üks on siis lihasmassi kadu, sellest tulenevalt juba, et kui meil on, lihas on hästi aktiivne, lihaskude on hästi aktiivne kude ja vaatamata sellele, et kui siis see lihasmass väheneb, siis ka meie ainevahetus aeglustub, eks ju, et keha ei kuluta enam nii palju. võib tunduda, et kõik väiksed maiustused, mis me siis, väike komm, mis me sööme, kohe homme tundub, et on kuhugi läinud ja on silmaga näha meil kehas. See ei ole küll nii, aga põhimõtteliselt loomulikult sellest tulenevalt keha proportsioonid muutuvad, ütleme siis keha koostis muutub siis. Ehk siis lihasmass väheneb, paratamatult raskude lisandub juurde. Sellest tulenevalt me ei jõua enam nii palju, me ei ole nii vastupidavamad. Ja nagu ma eelnevalt mainisin ka, et kui meil ei ole tugevaid lihaseid, mis ka liigeseid toetavad, eks ju, et siis ka vigastuste risk on erinevatel, kas siis spordiüritustel või tavaelus, kuni siis selleni, et me ei taastu enam nii kiiresti kui tavapäraselt või nooremas eas.
kuni siis nii-öelda natukene karmimaks juba minna, et rasku suure lisandumisega kuni siis teise astme diabeedis või erinevate muude südame ja veresoonkonna haigusteks. Ehk siis see protsent võiks jääda meile kõigile silma ette, et see on see protsent, mida me võiksime alla tuua kõik koos ja see võiks olla meie niisuguse tervisliku elustiili ja tervet elatud aastate eesmärk, et see protsent oleks võimalikult väike. Ja jäägu see protsent siis teile silma ette ja piltlikult öeldes siis see, mis ma siin ka rääkisin, kui me vaatame ka, et kui vanematel ealistel tõesti, kuidas siis lihaskadu või siis sarkopeenia, nagu ka kutsutakse, välja näeb ja kui ta on siis nii-öelda siis täiseas või tugeva noore inimese näol näha, eks ju, et näete, et see lihasmass väheneb ja rasvamass suureneb. Et kindlasti me peaksime seda paremat pilti hoidma võimalikult palju. Loomulikult me ei saa seda nii-öelda 30 aastat tagasi kerida, aga see toetus läbi ka aminohapet, mis on tegelikult A ja O lihasmassi hoidmisel, saame kindlasti aidata. Ja sageli ongi siis nii, et kui me soovime nii-öelda kaalust alla võtta, siis me peame arvestama, kui me ei tee seda teadlikult. Ehk siis võib-olla väikse remargi korras ka, et kui te tahate nõu pidada kellegiga oma dieedi või treeningute või muu osas, et kindlasti otsige inimene, kes on saanud värske väljaõppe ja saanud siis, omab siis treeneri kutsetunnistust, et te teaksite, et need teadmised on ikkagi ajakohastunud ja nad oskab teile nõu anda. Aga jah, et sageli on siis, mis viga tehakse, võib-olla uuritakse, guugeldatakse erinevates foorumites, et mida suurem kaalukaotus kiiresti, seda parem tulemus. Jah, esialgu on see kindlasti väga tore, kuna kehale on see uus, kas me siis piirame mingit toite või hakkame hästi tugevalt treenima, milleks keha polnud valmis, et kehale on see uus. Aga parata on niimoodi, et kui me mõistlikult kaalu ei kaota, ütleme, keskmine kaalukaotus võiks olla kuskil, kellel on see eesmärk muidugi, et selline pool kilo nädalas, et siis on tõenäosus suur, et see kaalukaotus läheb rasva arvelt. Kui siin lubatakse erinevaid programme ja ka praktikas proovitakse, kus need on 2, 3 ja 5 kilo nädalas, eks ju, kaal kukub, siis suure tõenäosusega kaotate ka väga palju lihasmassi, mis tegelikult ei tohiks olla kindlasti eesmärk, kuna siis me lõpuks jõuame ikkagi sinna selle protsendini, nagu ma näitasin. Ja on siis tehtud ka erinevaid uuringuid, on ju, ja üks näide võib-olla visuaalselt ka teie ees, et nagu ma ütlesin, et kui me tahame rasvamassi kaotada, eks ju, ja me teeme seda erinevate dieetidega, siis ütleme, valgurikas dieet on siis erinevate uuringute osas või konkreetselt selle uuringu osas näidanud siis selles osas kõige paremaid tulemusi, et me kaotame rasvamassi, aga samas ka lihasmassi kaotus ei ole nii suur, mis on ka tegelikult eesmärk. Aga loomulikult me ei saa ainult valgupreparaatidest elada. See peab olema täisväärtuslikud süsivesikud, rasvad ja kõik nii-öelda siis proportsioonis sinu elustiiliga, aga lihtsalt kuna me täna räägime nii-öelda siis aminohapetest ja laiemalt siis valkudest, siis on praegu lihtsalt jah, see valgurikas ja see valgu teema meil nii-öelda siis fookuses. Ja miks siis lihasmassi on oluline säilitada, sellest ma juba rääkisin ka, on ju, et nad lubavad siis põhimõtteliselt elada meie soovitud elu, eks ju, et me saame liikuda piisavalt kaua tervislikult, jõuame rohkem, jaksame rohkem ja see võiks olla ju meie kõigi eesmärk, eriti eakate eesmärk, et kui vanaemad ja vanaisad tahavad olla oma lastele ja lastelastele väga kaua vitaalsed ja nendega koos mängida ja trenni teha, siis vanematel ealistel on see veelgi olulisem siis oma lihasmassi säilitada ja hoida. Palju räägitakse siis nii-öelda valgud, aminohapped, et mis need siis on. Et kui me hästi lihtsalt seletame, siis kõik valguline, mida me siis sööme, keha sünteesib aminohapeteks. Ja sellepärast on need aminohapped kehale juba erinevate lisanditena hästi omandatavad. Ja no, kui me räägime näiteks piltlikult, et kui see valk on näiteks üks suur maja, siis aminohapped on need, millest te seda maja hakkate ehitama. Ja kõikidel nendel siis ehituskividel on väga oluline roll, et ilmselgelt, kui te ühe aminohappe siis sealt või nii-öelda majast siis ühe tellise või 2 ära võtate, siis ilmselgelt see maja kukub varsti kokku.
ehk siis oluline on tõesti valkude tarbimine ja see valkude tarbimine peab olema mitmekülgne, kuna neid valguallikaid on erinevaid. On loomseid valke, on taimseid nii-öelda valguallikaid ja olgu siis öeldud ka, et miks nad siis tervise heaolu nii olulised on, et meil on siis üldse kehas 22 aminohapet ja millest 9 siis nendest keha ise ei suuda sünteesida. Ja siin tulevad siis mängu erinevad toidukorrad, mida me sööme, kui palju me sööme, mis on need allikad, kus me neid saame ja vajadusel siis toetada neid näiteks aminohapete lisandiga. Ehk siis meie eesmärk on, et kõik need 22 aminohapet oleks meil kehas saadaval ja seda 9, mida meie keha ise ei suuda sünteesida, aga on äärmiselt olulised, me saaksime siis mitmekülgse toiduga ja vajadusel siis kasutada ka näiteks aminohapete lisandeid. Ja aminohapete toime, nagu ma ütlesin ka, et see on, ütleme, see on siis iga raku, iga koe, iga organi, iga lihase selline süda, kui nii võib öelda. Ja see avaldub siis meie söögiisus, seedimises, kas meie juuksed on korras, nahk, kõik selline vaimne teema, aju teema, immuunsus, energia kuni hormoonideni välja. Ehk siis aminohapped on hästi olulisel kohal meie kehas ja me peaksime kindlasti hea seisma selle eest, et me neid aminohappeid ka siis toiduga saaksime või siis vajadusel neid toidulisandeid juurde. Ja kui me siis neid aminohappeid ei saa piisavalt, et mingi aminohappe on näiteks siin puudu sellest 9, eks ju, et siis võivadki ilmneda erinevad sellised probleemid. Ja võib-olla hästi hea näide, mida ma olen ka oma treenitavatele rääkinud, et me treeningu juurde võib-olla siin lõpus natuke jõuame ka, et kui me teeme sellise hästi tugeva lihastreeningu või üldse sellise rühmatreeningu, ega treening on piltlikult öeldes lihaste lõhkumine laias laastus. Ehk siis ka need valusad lihased, mis meil järgnevatel päevadel võivad nii-öelda tekkida, ei ole muud kui väikesed mikrorebendid, mis on siis selle lihastreeninguga tekitatud ja see on okei. Et seal ei tasugi nagu hirmu tunda, et see on arengu seisukohalt väga oluline. Aga nüüd on oluline küsimus selles, et kui kiiresti me suudame need aidata kehal siis need väiksed mikrorebendid või mikrovigastused ära parandada. Ja siin tuleb mängu siis meie toit ja eelkõige aminohapped. Ehk siis kui me ei anna peale treeningut või näiteks taastumisfaasis kehal kvaliteetseid aminohappeid juurde, siis piltlikult öeldes on ju keha teatud aminohapetest näljas ja piltlikult öeldes hakkab sinu keha siis sinu lihaseid nii-öelda sööma, et saada neid aminohappeid. Ehk siis kui me teeme hästi tugevalt trenni regulaarselt, me ei toitu korralikult, meil ei ole valguallikad ja aminohapped nii-öelda kehale kõiki saadaval ja piisavas koguses, siis sellest trennist ei ole lihtsalt laias laastus enam midagi kasu. Et kuna lihas ei saa kasvada samal ajal, kui keha nii-öelda piltlikult siis mingi osa sellest ära sööb. Ehk siis selline pidev ja piisav aminohapetega keha varustamine on nagu ülioluline. Nii, ei mitte ainult treeningust taastumisel, vaid lihtsalt ka tavaolekus, eks ju. Ja kui me neid piisavalt ei saa, aminohappeid, neid kõiki, nii siis ka keha välist, eks ju, seda 9, siis ongi selline kehvem taastumine, et ei taastu ära järgmiseks stseeniks, on niisugune väsimus, nõrkus, kurnatus, lihased on väga valusad, siis immuunsus on kehva, võib ka tekitada magusaisu, et niisugused erinevad võib-olla sümptomid, mida me oleme kogenud, ka ma ise olen oma ka sportlase praktikas siis kogenud. Aga nagu ütlesin tõesti, et on siis 9 asendamatut aminohapet, mida keha ise ei sünteesi ja neid tuleb siis saada siis nii-öelda toiduga või siis kvaliteetse toidulisandiga, mis siis neid asendamatuid aminohappeid sisaldab. Tänapäeval on õnneks tõesti sellised väga head toidulisandid, nagu ka siis meie pere ja mitmete klientide selline uus leid aasta tagasi, kus on tõesti need 9 asendamatut aminohapet kõik olemas. Ehk siis tasus kindlasti ka selle peale mõelda. Kes on võib-olla natukene targemad, on natuke uurinud, et siin räägitakse nii-öelda siis EAA-st ja BAA-st ja nii edasi, siis tegelikult
on siin väga selline lihtne, lihtne siis nii-öelda nõuanne. Et kui me räägime BCA-st, siis BCA pulbrid ja toidulisandid sisaldavad ainult 3 asendamatut aminohapet. Noh, olgu teile siis öeldud ka, et see on leutsiin, isoleutsiin ja valiniin. Ehk siis need on, ütleme jah, valgusünteesi startijad 3 tükki. Aga ilmselgelt nad ei saa ka jälle väga hästi toimida, kui me ei saa teisi nii-öelda siis aminohappeid kätte. Ehk siis minu selline soovitus on, et leida selline aminohappe, nagu meil on ka siin näiteks nii Aleksandril kui mul ja paljudel teistel laua peal, selline aminohappe, kus on siis nii-öelda see EAA ehk siis EAA on siis aminohapetel peal ja see on siis näide sellest, et see toidulisand või see aminohappe pulber sisaldab siis kõik 9 aminohapet, mida meie keha vajab. Et ei pea kuskil väga mõtlema, kus mingi aminohappe veel puudu on et me saaksime siis seda nii-öelda siis, et me saaksime kasutada. Ja mis on võib-olla selline soovitus ongi see, et ega me ei pea ootama seda 40 ja 50 plussi, eks ju, et mida varem või mida noorema seas me hakkame siis enda valgu osa toidus jälgima, seda siis teadlikult tarbima, kasutades siis väga kvaliteetseid algallikaid, seda kauem me suudame seda lihamassi hoida ja seda vitaalsemad me oleme ja ka need eelpool mainitud sellised aminohapete puuduses või lihasmassi vähenemisest tingitud hädad ei kimbuta ka meid niipea. Ehk siis need aminohapetest on tõesti saanud selline tuleviku selline märk, et tõesti toidulisandi tootjad ja teadlased on teinud väga suurt tööd, et teie keha toetada ka väga pikemas eas. Nii. Ja nagu ma ütlesin ka, et parim lahendus on siis tõesti kasutada aminohapet nii-öelda lisandeid, kus on siis see EAA ehk siis see toidulisand, kus on siis kõik 9 asendamatut aminohapet. Ja üks väike nüanss veel, et vaadake alati, millises vahekorras on nendest 3-st, mis ma siin, ma lasen korra siia silma ette ka. Leutsiin, isoleutsiin ja valiniin. Ehk siis need on sellised 3 aminohapet, millega toidulisandid tootjad, teadlased alati katavad, milline see kõige parem tulemus on. Ja mina soovitan alati vaadata siis seda leutsiini sisaldust võrreldes nende teiste 2 aminohappega. Et noh, meie pere näiteks kasutab XS seda aminot, mis me ka esimesel slaidil oli. Seal on näiteks leutsiini vahekord 5-1-1 võrreldes teistega. Ehk siis see leutsiin on tegelikult, leutsiinil on väga oluline võtmetegur just selle lihassünteesi käivitajana. Et seda võiks kindlasti ka jälgida siis, mis siis nende 3 aminohappe vahekord on selles aminohapete pulbris. Nii. Aga kui nüüd võtta see teema kokku, et ma loodan tõesti, et teil ei läinud olukord peas hullemaks, vaid pigem selgemaks, et aminohapped ei ole midagi hullu ja need kindlasti toovad teile vitaalse tuleviku ja hea, parema tervise, kui neid õigesti kasutada ja kvaliteetseid lisandeid kasutada. Loomulikult tavatoit peab olema ka selles mõttes mitmekülgne ja tervislik. Siis aminohapped sobivadki olenemata sellest, eks ju. Noh, me ei räägi jälle siin väga, me ei räägi lastest, rasedatest, noh, kuigi rasedate ei ole nii teema, aga alati, kui teil on mingi terviserisk, eks ju, mis vajab ka arstide sekkumist, siis alati pidage nõu arstiga. Aga jah, et selline terve noor, niisugune terve eakas, keskealine inimene, olenemata sellest, kas te olete istuv, aktiivne ja nii edasi. Aminohapped on nagu väga olulisel kohal kõigi teie elus ja nende manustamine õigel ajal, õigetes kogustes annab kindlasti ka väga häid tulemusi. Ja enne kui ma tean, et Sass tahab vist äkki midagi veel küsida ka, aga ütleme siis, panin sellise tsitaadi ka, ma arvan, mis ma täna välja mõtlesin, et see vananemine on paratamatu, me ei saa sinna mitte midagi teha. Kuid lihasmassi kaotus ei pea olema. Ehk siis sellele me saame kindlasti vastu natuke sõdida ja mida varem me hakkame oma lihaseid hoidma, seda rohkem võidame tervena elatud aastaid. Et see
et see tsitaat või lause võiks siis jääda ka siin ka kõlama, lisaks kõigile sellele muule aminohapetega seonduvale. Aga ma praegu võib-olla sellise ettekande osa lõpetaks, et võib-olla sul on, Aleksander, midagi küsida, mis ka meie kuulajaid ja vaatajaid võiks huvitada, et see teema on tõesti lai ja võib-olla jäi siin midagi välja, mis võiks olla veel oluline. suur tänu sulle, Sven, et sa nii põhjalikult ette valmistasid ja seda materjali meiega jagasid. Iseenesest võib-olla saab isegi selle presentatsiooni korra kinni panna, siis me saame sinuga siin ekraanil kahekesi vestelda. vaata, kas sul õnnestub see jagamine lõpetada. nii, vaatame. Hops. Jaa, väga hästi. Mhm. Nii, ja veel kord suur tänu sulle. Mul on tõepoolest küsimused, noh, võib-olla need on kõige sagedamini tekivad küsimused meie kogukonna partneritel. Näiteks, ma tean, vaata eelmine kord me rääkisime päris põhjalikult kreatiinist, eks ole. Ma tean, et see võib segadada, et kreatiin, aminohapped, kas nad eksisteerivad koos, kas neid tuleks koos võtta, kas ainult ühest nendest on abi. Mina isiklikult teen oma hommikukokteili, kuhu ma segan kokku nii kreatiini, aminohapped, kiudainepulbri ja ka valgupulbri ja see laeb mind noh, põhimõtteliselt energiaga päeva esimeseks pooleks. Kuidas sa seda kommenteerid? ma arvan, et sa vastasid, me oleme sõbrad päris pikka aega, me jagame oma häid kogemusi ka tervise ja treeningute ja spordi osas, et sa vastasid ise ära, et tegelikult hommikul ja kõik täpselt need keha taastumiseks ja ülessäratamiseks ja kõige selleks lihasmassi hoidmiseks ja kõik ainevahetuse hoidmiseks, energiataseme hoidmiseks ongi mõistlik näiteks mitte siin eraldi teha neid erinevaid kokse, vaid pannagi sellised üksteist toetavad toidulisandid kokku. et täpselt need kreatiin, eks ju, aminohapped, kiudained on ju, neil on kõigil on väga oluline roll. Nad täiendavad üksteist ja kui sa oled nagu füüsiliselt aktiivne, eks ju, noh, siis see teine saab samasugune koks. noh, kui me, noh, väga paljud ju kasutavad erinevaid shake'e, erinevaid selliseid jooke peale trenni. tee kodus valmis endale peale trenni ja tunni aja jooksul siis peale siuksed tõsisemat treeningut või intensiivsemat liikumist teha see koks ära ja keha saab hakata kohe ennast taas laadima, taas tootma ja et sa taastuksid kiiremini, see on ju kõige olulisem ja loomulikult noh, ma ei tea, kas sa tahtsid küsida, aga uni. et see on nagu A ja O, et inimesed sageli arvavad, et see uni on selline niisugune passiivne protsess, eks ju, et paned silmad kinni ja kulutad energiat südametööks, mõned mehed norskamiseks ja keha pööramiseks. aga tegelikult kvaliteetne uni, noh, meie vanuses siin ikkagi 7-8 tundi võiks ta ära tulla, on ju, seal toimub tegelikult kõikide nende hormoonide, keha taastumine, hormoonide töö, et kõik, eks ju, et see unele ka kindlasti ja kvaliteetne toitumine ja õigete lisandite kasutamine, kui sa ei saa kõiki toidust kätte, on ju, see on ka äärmiselt oluline, et see une kvaliteeti ka parandada, aga see on eraldi teema. võtke ühendust oma treeneritega, keda te usaldate, et ka see on kindlasti, millele tuleb mõelda ja selle toitumine annab väga olulise osa. Tead, ma arvan, et me suutsime siin selle ligi pooltunnise kohtumisega ära katta kõik olulised aspektid. Ma üldse ei tahaks sinu aega rohkem kinni hoida seekord, aga kindlasti on meil veel põnevaid teemasid, mida arutada. Nii et sõbrad, ma luban teile juba ette ära, Sven, kas ma tohin sinu eest juba ette ära lubada, et kui tekivad uued küsimused ja uued teemad, siis me kohtume jälle ja räägime nendest. ja absoluutselt, et minu erinevad sotsiaalmeediaprofiilid on ka avalikud, kuhu inimesed ka kirjutavad, nii et võite seda ka julgelt teha, kui julgete, kuigi siin karta pole midagi, et ma arvan, et ma oskan oma kogemusi ja praktikaid kasutades teid aidata, nii et. aga aitäh, Aleksander, taaskord kutsumast. et ma loodan, et see info oli teile vajalik ja nüüd teete kindlasti ka toitumise osas ja oma toidukordade täiendamiseks paremaid otsuseid, nii et tervislikke aastaid meile kõigile. Jaa, täpselt ja ma arvan, et selle lausega me meie kohtumisega lõpetame. Veel kord aitäh sulle
ja järgmiste kohtumisteni. Ilusat päeva! aitäh, nägemist!